Kas sa oled kuulnud midagi 3i taseme meeskondadest? 10 aastat erinevate meeskondadega kokku puutudes, nende probleemidest kuuldes, nende juhtidega rääkides, mis on peamised väljakutsed, miks nad koolitust otsivad, tekkis mul selline arusaamine, et eksisteeribki justkui 3 tasandi meeskonnad. Esimene I on isiksused, mis tähendab seda, et sellises meeskonnas hästi tugevalt domineerivad isiksused, egod. Ja need on sellised meeskonnad, kus siis ka näiteks koolituse eelsel kohtumisel personalijuhiga rääkides ma küsin, et mis on peamine põhjus, miks te praegu koolitust otsite, ja personalijuht jääb korraks niimoodi mõttesse ja ütleb, et no saate aru, meil töötavad seal ju isiksused. Ja põhimõtteliselt on ju pilt selge, mis on päris probleem. Inimesed ei mahu ära. Ja see on selline meeskond, kus on konfliktid isikute vahel. Käib pidev mingisugune võimuvõitlus, passiiv-agressiivne võimuvõitlus. Ja osa aurust, mis ideaalis võiks minna tegelikult töö tegemisele, tulemuste saavutamisele, kulub lihtsalt nende isiklike konfliktide lahendamise peale. Teise taseme I on isiklikud eesmärgid, mis tähendab seda, et sellistes meeskondades tüüpiliselt on olemas selline üldine töörahu, tulemused võivad olla täitsa head, ei ole ka selliseid aktiivseid isiklikke konflikte, aga pinna all käib selline väike tekisikutamine kogu aeg. Ja sellises meeskonnas evitakse sageli sellist nähtust nagu kunstlik harmoonia, mis tähendab seda, et ei ole otseselt isikute vahel väga suuri probleeme, suudetakse keskenduda tööle, tulemustele, koosolekud on nagu enam-vähem rahumeelsed, aga sellegipoolest inimesed teavad, et seal pinna all on päris palju väljaütlemata asju, rahulolematust üksteise suhtes, juhi suhtes, töökorralduse suhtes. Aga samas, kuna teatakse, et nende asjadega tegelemine viiks meid pingeteni, konfliktideni, siis on targem mitte neid asju torkida, sest et tegelikult töö saab ju ilma nendeta ka tehtud. Ja 3. taseme I on siis isetud eesmärgid. Ja isetud eesmärgid viitavad sellele, et inimesed on justkui allutanud oma isiklikud huvid, vajadused, eesmärgid sellele kõrgemale eesmärgile, milleks see meeskond on loodud. Ja ka siin meeskonnas on konfliktid, aga siin meeskonnas on konfliktid turvalised. Siin minnakse konflikti selleks, et jõuda parema tulemuseni, parema arusaamiseni, mis on see kõige parem viis, kuidas moodi edasi minna. Ja siin ei kardeta konflikte, vaid nähakse konflikte kui suurepärast võimalust jõuda kõige parema toimima lahenduseni. Missugune tase on täna sinu meeskonnas?